Tere hommikust kõigile! Olen Piret Hirv ja juhatan Connected Health Clusterit nüüd tegelikult alles selle aasta algusest, nii et mõnedega teist olen kohtunud, mõnedega võib-olla vähem kohtunud ja ülejäänutega loodan siis täna lähemalt tuttavaks saada. Aga tõesti tänane päeva küsimus on siis see, et kas kuskil on sellist kohta, kus tõesti on tore ja hea testida tervishoiuteenused, kus inimesed saavad siis lõpuks kvaliteetset teenust tarbida ja tohtrid saavad seda kvaliteetset digiteenust siis patsientidele pakkuda ja kõike seda testida saaks siis turvalises keskkonnas. Et Marleen, see ei tööta. Ma lähen siis sellega edasi. Et klaster on alguse saanud paar aastat tagasi, 2016, ja täna me oleme jõudnud sellisesse natukene murrangulisse hetke, kus me vaatame seni tehtule väga tõsiselt otsa ja paneme siis järgmiseks perioodiks oma sammud paika, et kuhu suunas me tahame liikuda ja siis tegelikult see selline tõsiselt hea keskkond teenuste arendamiseks on klastri üks selliseid peamisi eesmärke. Ja kasvanud oleme me need aastatega jõudsalt, kunagi alustasime 50 partneriga ja tänaseks oleme jõudnud 80 ettevõtte organisatsioonini, nii et selles mõttes me saame sisemiselt nendel otsa vaadates öelda, et ilmselt oleme õigel teel. Kui Marleen rääkis meie klastri või tänase päeva sellisest koosseisust, kes siin täna kohal on, et tõesti täna oleme kutsunud kohale kõik inimesed, kes vähegi tunnevad, et nad on kuidagi seotud tervishoiuga, tahaksid siin kaasa rääkida ja tahaksid midagi ära teha, siis klastris tegelikult, kui vaadata, siis põhiosa meie seltskonnast moodustavad startupid, päris palju on tervise IT ja terviseteenuse osutajaid, aga meie väga olulised partnerid on ka tervishoiu reguleerijad ja rahastajad, ülikoolid, patsiendiühendused, sest ei saa ometi ära unustada ju ka seda lõpptarbijat, kelle jaoks me seda teeme, ja on ka teenuse disaini ettevõtteid, et see teenus, mis siis meie liikmete poolt välja arendatakse, et see oleks ka siis disainitud kasutajasõbralikult. Mõned biotehnoloogia ja ravimitööstuse ettevõtted, nii et selles mõttes on seltskond päris mitmepalgeline. Ja Marleen mainis siin tema esimest kontakti klastriga juunikuus sel aastal ja siis me küsisime oma liikmete käest, et millisena nad näevad klastrit, et mis on need märksõnad, millega iseloomustada sellist organisatsiooni ja siis te näete, et tervisevaldkond ja ühendaja on tegelikult need, mis on päris prominentsed, kogukond, tehnoloogia, isegi innovatsioon ja sellised uudsemad sõnad jooksevad läbi, nii et põhimõtteliselt näevad meie liikmed ja me ise ka ennast siis ikkagi tervisetehnoloogia valdkonnas ühendava ja arendava vahelülina nii riigi, ettevõtjate, terviseteenuse osutajate kui ka siis patsientide vahel. Nagu ma juba ütlesin, et siis meie visioon on tegelikult siis tehagi Eestis see kõige parem paik tervisetehnoloogiate arendamiseks, milleks me siis ka täna siin katsume sisendit korjata ja vaadata natuke ka piiri taha, et kuidas seal toimetatakse. Ja need 3 teemat, mis täna siin kavas läbivalt jooksevad, on tulnud ka meie klastri liikmete soovidest välja. Et need on siis need 3 põhiplokki, milles klastri liikmed on näinud olulisi fakte või faktoreid selle keskkonna ehitamiseks ja siis üks nendest
olulistest ehitusplokkidest on uudsete lahenduste piloteerimine. Siin me klastriga oleme aidanud kaasa ühisprojektide arenduses ja rahastanud selliseid koostöövorme, et digiteenuste arendajad saaksid oma teenuseid testida. On käimas ka praegu meil üks projekt nimega ProvaHealth, kus me siis tahame ka tegelikult neid teenuseid, oma klastri liikmete teenuseid lasta testida testkeskkondadel väljaspool Eestit ja samas ka testime siis tegelikult Eestis väljaspoolt tulevaid projekte. Nii et vaatame, et ühisarenduste, ütleme niimoodi, see tibude lugemise aeg on nüüd augusti lõpp, et siis me kindlasti kutsume ka klastri kõik kokku ja vaatame ülene kõik need ühisarendusprojektid, aga see rahvusvaheline testimine, et see võtab veel natukene aega, et sellest me saame järgmise aasta lõpus lähemalt rääkida. Uudsete lahenduste kasutuselevõtus ja selline skaleerimine, et tõsiselt need uudsed lahendused, mis on tekkinud erinevate projektide käigus, et need ei sureks ära siis ka kohe, kui rahastus lõpeb ja et nad jõuaksid kunagi ka rutiinsesse igapäeva kasutusse. Siin tuleb tunnistada, et klastril hetkel veel väga selliseid tugevaid instrumente ei ole, et neid projekte ka hoida sellisest piloteerimise faasist, päriselu faasist see tühimik koht, mis seal vahepeal võib tekkida, et hoida neid elujõulisi projekte ka vee peal. Ja rahastamine on kolmas selline oluline faktor, mida on toonud välja klastri liikmed ja siin me tegelikult klastrina oleme innovatsioonikliinikute näol kutsunud kokku erinevaid üritusi ja häketone selleks, et leida rahastusi just nendele uudsete lahenduste tekkimisele ja erinevate sponsorite abiga on siin tegelikult väikseid samme astutud. Need on need põhilised kolm plokki, mis siis klastri liikmed on pidanud oluliseks, et keskkond oleks just parim. Ja siis, et kuidas siis tegelikult ära tunda, et kus suunas me liigume, et kuidas need on sellised lahtised küsimused, mille mul tegelikult vastust ei ole. Et mis siis on tegelikult see, mis on atraktiivne keskkond, et ma arvan, et just teie siin saalis olete õigemad vastama sellele küsimusele, et kas sellele 3 faktorile lisaks, mis ma välja tõin, on ka mingisuguseid 4., 5. ja kuidas me tegelikult, kui me positsioneerime ja võrdleme ennast Põhjamaade ja naaberriikidega, et kus me siis seal konkurentsis asume oma ettevõtluskeskkonna ja tervisetehnoloogiate arendamise poolest. Aga sellest hoolimata digitervise lahenduste arendajad peavad Eestit atraktiivseks keskkonnaks ja siin on välja toodud üks uuring, mis on tehtud siis 2017. aastal, päris prominentne uuring, 2400 vastajat oli seal ja siis siin tegelikult me näeme, et me oleme siin suhteliselt nutuses või selles mõttes, kuidas ma ütlen, paratamatus seisus, et mis siis hinnatakse, on turu suurus, mis on oluline selleks, et lugeda keskkond atraktiivseks. Et siin me Eestis tegelikult üle oma varju hüpata mitte kuidagi ei saa, et me oleme lihtsalt geograafiline punkt, aga mitte tegelikult turg. Siis teine oluline faktor on juurdepääs investoritele, kus me tegelikult võib-olla saaksime midagi parandada ja kolmas oluline faktor, mille järgi seda keskkonna atraktiivsust hinnati, oli siis, et kuidas meie tervishoiuteenuse osutajad võtavad erinevaid innovaatilisi lahendusi omaks ja neid soovitavad ja kasutavad. Nii et selles mõttes, et 2 faktorit ma arvan, et me saame kindlasti mõjutada ja selle 3. me lihtsalt peame leppima. Ja siin küll on toodud see 15 riiki välja, et tegelikult seal välja oli toodud 40 riiki ja Eesti on siis siin selles 13. kohal, nii et selles mõttes, et kui me vaatame mingeid paratamatuid faktoreid ja muud keskkonda, et siis me sisuliselt paranemisruumi on, aga liigume õiges suunas. Ja siin ma tooksin teile välja veel Soomes, meie naaberriigis välja toodud uuringu, mis on ka tehtud eelmisel aastal.
seal oli natukene vähem osalejad, seal oli 64 vastajat ainult, aga siin on ka näha selles, et kuidas on rahastusega lood Soomes, siis erainvestorite ja ütleme niimoodi, et päris suur osa ettevõtetest siiski ka seal ei oma rahastust. Aga vaatame siis seda, et erinevalt siis, et kuidas see avalik ja erainvestorite raha muutub, siis mingist hetkest on olulised avalikud rahastusallikad, aga firmade väärtuse kasvades ja arenedes siis tegelikult erainvestorid on palju aktiivsemalt nõus oma raha panustama erinevate lahenduste arendamiseks. Ja veel üks oluline näitaja, et kes siis tegelikult maksab terviseteenuste eest. Ja Soomes selle uuringu kohaselt siis tervishoiuteenuse pakkujad, eraviisilised tervishoiuteenuse pakkujad on need, kes põhiliselt maksavad nende innovaatiliste lahenduste eest. Ja ütleme nii, et riiklikud organisatsioonid ja need jäävad ikkagi sabas sörkima, nii et selles mõttes oma ärimudeleid läbi mõeldes siis on siin näha, et kellele ka siis Soome riigid ettevõtted panustavad. Aga minu ettekande eesmärk oli lihtsalt natukene häälestada teid tänasele teemale ja Terje võtab nüüd esimese ploki esinemise enda peale ja hakkab teile rääkima sellest, et kuidas PERH-is asjad käivad ja kuidas on PERH testkeskkonnana. Aitäh, Piret! Kaks asja, et kaks küsimust laekus meile ka, et üks oli selline tehniline küsimus, et kas seda tänast üritust kantakse ka Facebookis üle, minu teada mitte, ei kanta. Ja teine küsimus oli inglise keeles ja kõlas selliselt, et kui tõhusad on need hackathonid olnud, mida sa mainisid. Ja ma küsin selle inglise keeles üle ka, kuna ilmselt küsija on huvitatud ka vastusest. So one of the questions we got was in English and the question was, how efficient have those hackathons been? Some data, please. Those hackathons have been really successful in terms of how much money we put into the projects. So we have several companies startups started from the hackathons. We have solutions, still not maybe 100% scaled yet, but they are alive. And actually, you can find some of the people who have been participating in these hackathons, so they can share you their like instant experience, how they feel about it. But from our side, the hackathons have been really successful. Any other questions that you got? Kas teilelgi tekkis veel mõni küsimus, mida tahaks küsida Piretilt? Jah. Slaidid on pärast kätte saadavad. You can get the slides afterwards. Aga aitäh sulle siis selle sissejuhatuse eest.